Tere päevast! Alustame siis loenguga, et võib-olla osad on minu juttu juba varasemalt kuulnud. Proovisin siis siiski oma slaidides ja ettekandes seda infot täiendada, mida ma tavapäraselt olen siis oma loengutes edasi andnud. Panin esimese slaidi siis enda tutvustuseks natukene, kellega ma ei ole kohtunud. Minu nimi on siis Maari Iidnurm ja olen ehitusinsener. Mul on endal väike büroo, ekspertiis ja projekt, kus ma siis juhin firmat ja siis töötan ka erialaselt. Ja tegelikult mina olen väga spetsialiseerunud mälestistele ehk siis kaitse all olevatele hoonetele. Ja pigem ikkagi tegelenud või tegutsenud selliste avalike hoonetega. Võib-olla natukene vähem eramajade ja väiksemate hoonetega. Probleemid on kindlasti mõnes mõttes väikeelamutel natukene teistmoodi ja spetsiifilisemad, aga suured hooned hõlmavad sellest ka kindlasti suurema osa, et näiteid mul võib-olla slaididel on rohkem siis nendest objektidest, millega ma siis olen tegelenud. Praegu üks suuremaid objekte, mis just lõppes, oli Tallinna Linnateater. Sellega kokkuvõttes ma tegutsesin 15 aastat järjest, erinevaid asju. Sellest küll see viimane 7 aastat oli siis see praegune projekt, aga ma juba ennem kui olid väiksemaid töid ja väiksemaid rahastusi, siis tegelesin juba varasemalt Tallinna Linnateatri objektiga. Peale seda Linnateatrit on mul, ma ise nagu mõtlen, pigem selliseid väiksemaid, huvitavamaid, põnevaid asju töös, et tänane nädal on nagu väga ajatihe ja need on kõik nagu seotud just ka vundamentidega, et praegu just kaevasime lahti Maarjamäel obeliski vundamendid, kus on all kelder ja avasime selle luugi, mis oli nagu, ma ei tea, 30 aastat suletud, keegi ei teadnudki, kas seal on kelder, missugune, ta on sees tegelikult tühi, sinna saab nagu ta on korstna moodi või selline, et selline väga põnev, aga mul on kogu aeg on selles mõttes selline tihe graafik praegu, et see peab 10 päevaga peavad need tööd olema seal teostatud. Siis ajame uuesti keldri kinni. Ja siis on erinevad Tallinna vanalinna all paiknevad erinevad raveliinid, käigud, vundamendid, mis on, praegu oodatakse, mul Tallinna linn ootab Wismari raveliinide toestuse lahendusi kannatamatult. See on jah, ise ma ütlen, et mul on väga põnev nagu elukutse, proovisin siis oma selle loengu esimese osa, pealkirjastasin, et vundament kui kõige alus ja jagasin selle selliseks 3 suureks osaks, pinnased, vesi ja siis väikeelamu vundamentide lahendused ja nende probleemid siis. Mille pärast nendest pinnastest siis räägin? Et ükskõik, mis meil võib olla, on vundamendid kui hästi ehitatud või kui hästi meil on drenaaž paigaldatud, siis suures osas oleneb vundamentide seisukord sellest, kuhu siis need vundamendid toetuvad. Siin videos oleks olnud siis Norras lihkele töötav või ära lihkuv pinnase massiiv, mis sõitis siis merre, aga selliseid pinnaseid siis Eestis õnneks ei ole ja nii hirmsaid olukordi praktiliselt ei toimu, et kuigi võib-olla hirmutatakse ja võib-olla hirmutab natukene ära, on nüüd räägitud Tartus sellest
Lubja tänava hoones, kus need vundamendid ära vajusid, vaivundamendid, mis tuli päris lammutada, on Pärnus olnud selliseid juhtumeid, aga üldiselt selliseks natukene nagu rahustuseks võib öelda, et Eestis on ka aluspinnased ikkagi väga hea kandevõimega. Meil on nii nagu ka siis Soomes, kui me räägime, et Soomes on graniit, kaljupinnas väga hea kandevõimega, et mis neil probleemi ju ei olegi, siis Eestis on tegelikult loetakse kalju ja poolkalju pinnaseks nii liivakivi kui lubjakivi, et nende omadused on sellised, mida me võime siis kasutada, mille arvutamistel ja projekteerimisel siis me võime kasutada kaljupinnase andmeid. Et mis on kaljupinnaste omadused, on esiteks see, et nende süvendeid võib kaevata vertikaalselt päris mitmeid meetreid, et rohkem kui siis 5-meetriseid süvendeid. Nende poolkaljute ehk siis lubjakivi ja liivakivi survetugevus on võrdne betooniga, et tavaliselt on võib-olla isegi suurem kui betoonil, kuid arvutustes ei võeta kunagi aluseks seda, et suuremaid väärtuseid kui betooni enda väärtus. Ehk siis poolkalju survetugevuseks võetakse alla 5 megapaskali. Ja kindlasti, kui suuremaid objekte planeerida, siis tuleb teostada ehitusgeoloogilised uuringud ja arvestada, et ka nendel kaljupinnastel võib esineda nõrgestusi nii siis erinevate vahekihtide kui ka inimtegevuse mõjul, mis on siis näiteks erinevad siis torustikud, kanalid ja nagu kui ma olen Tallinna vanalinnas kokku puutunud, siis on ka need erinevad kaitsekäigud, varasemad ehitused ja nii edasi. Et kaljupinnaste näiteks võibki tuua Tallinna vanalinnas näiteks Linnateatri ehituse, et siin te näete seda minupoolsel slaidil siis ülemine osa hoonest paekivi vundamendiga on ajalooline hoone vundamendi alus, sinna on, sealt edasi läheb raudbetoonist kunagi siis Poola restauraatorite poolt allavundeerimine, juba tehtud allavundeerimine siis, kui rajati seda põrgulava ja sealt siis edasi siis on tänaseks tehtud Linnateatri lisasüvendustööd, millega mindi siis veel sügavamale sellest olemasolevast. Ja kõrval või seal tagapoolt näete siis, et seal on see Aida tänava siis Tarbe kunstimuuseumi hoone. Et seal ka nagu ehitajad natukene tundsid kõhedust ka pakkumiste ajal, sest antud seal, kus selline natukene kaldupinnas, et kunagi Poola restauraatorite ajal oli Aida tänava 4 hoone sinna süvendisse vajunud, aga seda pigem just selle hoone enda halva ehitustehnilise seisukorra tõttu. Ja siin siis teine foto on samas ka Linnateatri siis olemasolevate vundamentide süvendustööst keldris, kus siis keldreid süvendati, et rajada uusi siis ruume ja keldreid sinna, kus varasemalt sellel hoonel ei olnud. Ja seda siis kõike võimaldab see, et meil on aluspinnased, on siis kaljupinnased, siin kaljupinnaste peal paiknevad meil erinevad muidugi siis setted, milleks on moreen, liiv, ka turvas,
järvemuda, et need on väga erinevate omadustega, kuid siis Lõuna-Eestis siis pigem liivakivi ja meil need aluspinnased on kerge kaldega, lubjakivi paljandub siis meil siin Põhja-Eestis, et nad on sellise kergelt kalde all aluskord. Ja vastavalt siis ka sellele standardile, kui ehitusinsenerid projekteerivad, siis on võimalik kasutada lubatud survemeetodit ja selle alusel siis töid teha. Aga täna me räägime just väiksematest hoonetest ja sellisel juhul, kui on tegemist eramajaga, siis on sagedasti ei teostata ehitusgeoloogilisi uuringuid konkreetse hoone raames, kas võetakse siis arhiivist andmeid, on võimalik või teatakse, missugune siis antud piirkonda, millised pinnased omadused on, millised pinnased on aluskihtideks, et sellisel juhul on lubatud ka, on eraldi standard, mis siis on lihtsustatud siis arvutusmetoodika vundamentide arvutuseks ja lubatud surve siis jaotusvundamentidele, mille puhul siis on need eramud ja millel siis vundamendi süvis on vähemalt 1 meeter või keldripõrandas pool meetrit ja laius vähemalt ka pool meetrit, et need on siis antud ka ehituskonstruktori käsiraamatutes ja on võimalik saada siis seda infot, erinevat infot siis ka muude teabeallikate. Et siin näete ka, et iseloomustavad, et just see moreen on väga hea kandevõimega, ohtlikumad on savipinnased ja möllpinnased, eriti leondumisel. Et seda peab kindlasti siis ka kaevetöödel arvestama. Et selleks, et nagu natukenegi aimu saada nendest suurustest, et see on siis lubatud surve jaotusvundamendile kilonewtonites ruutmeetrile, et siin on mul siis pandud, et 1 kilonewton on umbes siis 100 jõukilogrammi, et sellega võib siis, et selles mõttes te näete, et need suurused tegelikult on väikeelamu jaoks täiesti ja igati piisavad, et meil pinnased tegelikult on, pole vaja väga muretseda, väga pole vaja muretseda. Et ja üldjuhul ajaloolised hooned on kas on juba ilmnenud siis probleemid või valiti igal juhul neid ehituse asukohti, et meil selliseid problemaatilisi piirkondi ei ole, see videolõik on Soomest üldse, tegelikult, kus me nagu rääkisime, et Soome kaljupinnased, aga kaljupinnaste vahel on sellised sookesed, kus on ujuvad vesiliivad, et ka sinna saab sellisele pinnasele ja ma olen ise ka täpselt sellisele pinnasele on Kadriorus kortermaja plaatvundamendile rajatud, mitte vaiadele, sellepärast et teinekord Eestis on ka see probleem, et selliste nii-öelda nõrkade pinnaste all paiknevad kandvad kihid võivad olla alles 30 meetri sügavusel, näiteks siin Pronksi tänava kandis ja on ajalooliselt on rajatud need siis selliste ristuvate vundamentidega või et plaatvundament on jah, üks selline väga hea võimalus selle rajamiseks. Et ja selleks, et siis seda sellistel nõrgematel pinnastel ja kus on kõrge veetase, on ajalooliselt ka siis neid, et see koormus ühtlasemalt jaotuks, nii nagu ka plaatvundament hakkaks tööle, on sinna kas seda pinnast ennast tugevdatud erineva täitega või rajatud siis puitparvesid. Üks asi, mis mul nagu just siin erinevaid võib-olla vundamenditöid
vaadates ja mida võib-olla ka eramaja omanikud teevad, et ma mõtlesin, et igaks juhuks tuletaks seda meelde, et kui te hakkate vundamente lahti kaevama, siis kindlasti on vajalik pöörata tähelepanu ohutusele. Et meil on ju Eestis ka juhtunud erinevaid tööõnnetusi selles osas, aga nõlvad tuleb toestada. Siin minupoolne pilt on jälle Linnateatri süvendustöödest, kus see aluspinnas oli siis nii tugev, et tuli piigata liivakivisse, et nõlvad püsivad hästi, aga kui meil on tegemist siis täitepinnastega, siis on vaja kindlasti rajada ajutine toestus. Et Päästeamet on ka koostanud sellise juhise toestamise meelespea, millest ma olen võtnud siis ka natukene siin mõned tabelid, väljavõtted, et soovitusega, et missuguse ristlõikega puitmaterjali võiks kasutada siis ajutise toestuse rajamisel. Et pärast te need slaidid ka saate, et selles mõttes on nad pärast jagatud ja saate ka siis vaadata neid viiteid ja linke, et mul üldiselt siin slaidide alla on siis need kõik ka kirjutatud. Et üldiselt siis võib võtta sellise, et kui on meil tegemist sellise liivsaviga ja kuivasaviga, saviliivaga, et on võimalik 1,5-meetrist nõlva lihtsamalt süvendada, aga kui juba on tegemist meil siis hoone ümber täitematerjaliga, siis nõlv peaks olema kas 45 kraadi või oleneb sellest, kui sügavalt me süvendit kaevame, ja vajadusel siis tuleb ajutine toestus paigaldada, et vältida loodusliku pinnase siis varisemisnurga tõttu siis varingut. Eriti ohtlikuks võib osutuda see, kui me selle süvendi äärde siis kuhjame pinnast vahetult kaeviku serva äärde. Et sellega kindlasti siis arvestada. Mina kindlasti soovitan nii eraomanikel kui ka siis projekteerijad teavad seda niigi, et kõik vundamenditööd, kuna nad sõltuvad pinnasest, siis esimene asi, mis tulebki välja selgitada, on pinnase omadused. Et seda on siis võimalik siis ehitusgeoloogiliste uuringute osas on meil olemas andmebaasid, ega elektrooniliselt on salvestatud ka varasemad andmed, et nendega on siis võimalik tutvuda. Kuni siis 2024. aastani on ehitusgeoloogilisi andmeid leiab Maa-ameti andmebaasist. Seal on nüüd punane silt tekkinud, et neid andmeid rohkem ei uuendata, ehk siis need kõik värskemad andmed peaksid olema siis ehitusgeoloogia fondi lehelt, et mul on sealpool on see link on, et mulle endale on ka see, seal saab analoogselt tegelikult otsida, saab otsida ka natukene laiemalt, saab vaadata ka erinevaid selliseid hüdrogeoloogilisi töid. Need kaardirakendused on lihtsalt natukene erinevad, aga nendest siis andmed või need siis arhiivi andmetest saate, kui siin on väljavõte ühest Tartu piirkonnast näiteks, et see andmebaas siis otsib terve selle piirkonna, mis on ekraani vaates, selles ulatuses siis neid ehitusgeoloogiliste uuringute töid ja aruandeid. Ja
see on teile ka selliseks esmaseks võib-olla lähenemiseks või lähenemisviisiks, et aru saada, et mis tüüpi pinnased antud piirkonnas on valdavad, millised võivad olla ohud, kui sügaval on siis pinnasevesi ja millised on pinnase omandused. Et mul on siin nüüd siis väljavõtte näiteks, et milliseid andmeid umbes siis sealt ehitusgeoloogiliste uuringute arhiivi materjalidest on võimalik saada, et esiteks selline geoloogiline ehitus, et millised pinnasekihid on, kui sügaval nad lasuvad, millised on siis nende pinnaste normatiivsed näitajad, et nende näitajate alusel siis hinnatakse ja arvutatakse ja on võimalik hinnata siis kandevõimet. Osades uuringutes ja on ka antud siis penetratsioonikatted. Penetratsioonikatsetest on näha ka kihtide kaupa, et kui on väga väiksed näitajad, siis see tähendab, et pinnaste omadused on väga halvad, nende kandevõime praktiliselt puudub ja neid vundamendi alus toepinnana ei saaks kasutada. Nii kui see graafik läheb sinna siis suuremate väärtuste poole, siis on antud pinnaseid, siis võib juba võtta vundamendi, arvestada vundamendi aluspinnaseks. Ja üldiselt siis ka on näidatud see pinnasevee taseme kõrgus. Et ja järgmine teema on siis vesi, et seal videol oleks pidanud olema, et kõik voolas seina peal, kõik, et oli üks videolõikus siis keldri vundamendist läbi seina pressis see vesi. Et veega me, nii nagu kui me vundamentidest ja keldritest räägime, siis see, mida me ehitame, see me lisame sinna, aga nii pinnas kui ka vesi on seal alati olemas. Ei ole ühtegi, Eestis ei ole sellist pinnast, kus me ei saaks rääkida, et ta on veevaba. Et esiteks pinnavesi, mis toitub siis meil sademetest, avaldab alati mingit mõju või rõhku siis ka sellele vundamentidele. Et ja millised on nagu võib-olla sellised nagu probleemsemad kohad või tekivad, on nendes piirkondades, kus veelade siis paikneb vettpidava kihi all, kõrguste vahe on ja meil tekib siis surveline vesi ehk arteesiakaevud näiteks. Ja kui me siit avame selle vettpidava kihi, siis meil tekib siin piirkonnas üleujutus. Et seda on näiteks esineb Tartus Supilinna piirkonnas, siin on selline geoloogiline lõige siis Tartu Supilinnast, kus on number 2 kiht on siis vettpidav kiht ja siin all siis turbases kihis liiguvad pinnaseveed. Ja see vettpidav kiht on tegelikult tekib ka ehitustegevuse tagajärjel, nii teekatenditest kui ka siis vundamentide ja muude sellise meie nagu inimeste poolt loodud täitematerjalidest, mis ei lase enam vett läbi. Et see tõttu, nii kui seal siis on ka toimunud mingid kaevetööd, on avatud, siis võib tekkida lühiajaliselt sellised kerged uputused nii-öelda. Et see on nagu üks probleem, millega võib-olla vee puhul peab arvestama, et see surveline vesi võib-olla on nendest kõige selline kriitilisem ja olulisem, mis võib tuua olulisemaid kahjustusi. Aga muidu meil on
kui meil vundamentidest räägime, siis pinnase niiskus on meil alati ümbritsevates keldrite vundamentide ümbruses. Tänapäeval me siis keldri vundamentide ümbrusi täidame treenivate kihtidega, mistõttu kiirelt kogu see sadevesi jõuab taldmikuni ja keldri seinale avalduv rõhk on väga väike, mistõttu meil veekoormus on minimaalne keldri seinale ja me võime näiteks võõpamisega ainult toimetada või keldri seinu katta siis ainult võõpamise teel. Aga meil sagedasti on see, et ajaloolistel hoonetel võib olla seal siis täitematerjal ja vett siduv materjal, mis hoiab rohkem vett. Kui me neid keldreid siis rekonstrueerime, siis üks võimalus siis on drenaaži rajamine ümber hoone, mis samuti vähendab siis veesurvet keldri seinale, eriti kui on see veetase kõrgemal, kuid mõnikord võib siis meil juhtuda ka selline olukord, kus lühiajaliselt esineb surveline vesi keldri seinte taga. See on siis, kui meil drenaaž puudub, näiteks kevadel lumesulamisvee ajal ja sellisel juhul avaldab nii seinale kui ka põrandale hüdrostaatilist survet see veesammas. Et kui meil on siin umbes 1 meeter veesammas keldri seina taga, siis see üleslükke jõud on circa siis 1 tonn, et tõstab seda põrandat ülesse. Et mitmel pool olen näinud ka selliseid põrandaid, mis on üles kerkinud siis selle vee mõjul. Et jälle probleem, kuigi ma olen Tallinnas tegutsen, aga Tartus on just see probleem ja viimasel ajal ema- ja üleujutustega on, et keldrid ujutatakse üle ja Tartus ma olen näinud ka seda, kus siis keldripõrandad on üles kergitatud selle veesurve mõjul. Näiteks Suurgildi hoones kunagi sai ta projekteeritud raudbetoonplaadina, et oma kaalust võttis koormus vastu, et seda hüdrostaatilist survet oli natukene vähem. Et vaatasin erinevaid lahendusi või mida pakutakse uusehitistele, seda siis analoogseid mingeid on ka ajalooliselt kasutatud, näiteks selline lahendus, kus kui meil on põhjavee tase kõrgel vastu keldri seina, siis enne seda nii-öelda kasutatavat ruumi on rajatud tühemik või äravoolu kanal, et Tallinnas näiteks Toompea nõlvalt tulevad erinevad allikad alla, osades keldrites või ruumides on lahendatud need niimoodi, et ongi seintes siis keldriruumis on eksponeeritud, et on looduslik allikas ja veekogu ja äravool seal keldris, või siis on ehitatud ette selliseid nii-öelda seinu või müüre, mille taha siis vee äravool kogutakse. Muidugi see on alati riskantne, et esiteks seal peab kindlasti olema ventilatsioon, see on selline koht, kus võivad tekkida erinevad siis niiskus, külmakahjustused ja muud probleemid. Aga ta on olnud ka üks lahendus, mida on ajalooliselt kasutatud ja kasutatakse nagu ka tänapäevani. Ja muidugi erinevad kessoonilahendused uusehituste puhul. Uusehitiste ja hoonete rekonstrueerimisel on ka kindlalt ära määratletud, milliseid hüdroisolatsiooni lahendusi kasutada, eriti survelise vee puhul peab sellele tähelepanu pöörama, sest meil materjali, mis on keeruline, on kindlasti see, et meil on väga palju erinevaid tooteid saadaval
ja me peame nende hulgast oskama valida, me peame juba projektis ära kirjeldama õiged tooted, vastavalt siis tooteklassile, kui mitmes kihis neid hüdroisolatsioone paigaldada ja millisel juhul ühte või teist tooteklassi valida, sest projekteerijana, kui me teeme ka nagu selliseid kuni põhiprojektini me toodet ei saa näidata, vaid me peame kirjeldama tooteid siis läbi tooteklasside, et mitte nagu propageerida siis ühte või teist maale toojat, et sellel põhjusel. Et radooni teemad muidugi on probleemiks või tähendab, millele ka peab tähelepanu pöörama nii Põhja-Eestis kui eriti Põhja-Eestis kui ka natukene Lõuna-Eestis, aga need probleemid on lahendatavad koos selle hüdroisoleerimisega. Ja kindlasti tuleb, kui keldriruume juba otsustatakse kasutusele võtta, siis tuleb kindlasti rohkem tähelepanu pöörata keldrite ventileerimisele. Ja vundamentide lahendustest siis. Ajalooliste hoonete puhul on just see, et iga hoone ongi nii spetsiifiline, et esiteks see, kus ta paikneb, millisel pinnasel paikneb, millised veeolud seal on, ja milliseid siis, mis ajastul või millal ta lahendatud või ehitatud on. Paar sõna siis sellistest ajaloolistest lahendustest, et kui me räägime väikeelamu või väikeelamu ja hoonetest, abihoonetest, eramajadest, mis on ammustel aegadel ehitatud, siis ja kui me ka siin Vabaõhumuuseumis ringi vaatame, siis me näeme sageli, et need vundamendid on laotud lahtistest maakividest, ilma siis mördita, et ongi, et kas siis on seda pinnast lihtsalt tugevdatud või teiseks tema ei olegi mingit vajadust selliste väikeste koormuste korral midagi rohkemat nii-öelda teha, ja tegelikult otsest vajadust ei ole ka, kui ei ole mingeid kahjustusi ilmnenud, siis et peaks nüüd hakkama sellesse nagu suurde kahjustust või mingi, et ta on nagu halvasti ehitatud või et ta ei toimi kuidagi. Pigem ta võib osutuda probleemiks, kui meil keldrit varasemalt ei ole olnud ja me planeerime siis hakata entusiastlikult kas siis keldrit rajama või millegipärast sügavalt hüdroisolatsioonitöid tegema, et siis võib selguda, et need kivid on hoopis lahtiselt paigaldatud ja me peame kas ajutiselt siis seda toestama või vuugivahesid hakkama täitma. Aga üldiselt ei ole selleks nagu mingit põhjust ega vajadust. Pigem ongi see, et kõik, kui me hakkame, ei soovitaks hakata ühtegi vundamenti tugevdama, nii nagu vahepeal nõukogude perioodil, et valati raudbetoon särki või väga jäikade tsementmörtidega, et ajalooline selline väikeelamu vundament pigem siis tahab ikkagi oma sellist elu elada ja on parem, kui ta ei ole väga jäik. Et mingil perioodil ehitati siis ka selliseid nii-öelda puttbetooniks nimetatuid kivikbetooni vundamente ja keldriseinu. Siin on mul selline joonis ja kirjelduse väljavõte siis Pöölau raamatust. Neid on erineva koostisega, aga põhimõtteliselt siis on nii-öelda täitepinnas või kruus, mis on siis sideainena betoon. Need on väga hea kandevõimega, sest tegemist on kiviga. On see, et sagedasti
puuduvad taldmikud või laiendused, vundamendid on sama laiad, kui siis alusmüüritis maa pealt on mõõdetav või siis kergelt laienev, sellepärast et need vundamendid on armeerimata, töötavad nii nagu kivikonstruktsioonid, tõmbepingeid vastu ei võeta, koormusi laiali ei jaotata, et isegi kui keegi on mõelnud seal, et ta teeb laia aluse, siis see koos töötama ei hakka. Et see koormus, suurem osa koormust kantakse otse ikkagi selle siis otsesele taldmiku alla. Tänapäeval me kõik vundamendid, mis me projekteerime ja ehitame, on siis armeeritud, vastavalt saame armeerimisega ja vundamendi siis arvutustega me saame arvutada sedasi, et selle koormus, mis meil tuleb siis kandeseintele, et me seda saame ka jagada laiemale pinnale, mistõttu siis need vundamendi taldmikud on teinekord laiemad ja võtavad vastu ka siis painet ja siis armeering seal sees siis on tõmbele töötab. Ajalooliselt on ka lisaks lintfundamentidele on postvundamendid, mida siin ka Vabaõhumuuseumis on väga palju näha. Tänapäeval ehitatakse erinevatest vahenditest saab ka rajada uusi postvundamente ja nii nagu te ka uusi kuuridele, väiksematele hoonetele neid postvundamente rajate, siis need tavaliselt väga sügavale ei paigaldata, neid on võimalik ka siis hoonete rekonstrueerimisel, kas siis kasutada tooteid või valada koha peal või kasutada kruvivaiu, et erinevaid siis võimalusi on. Et vaivundamente ma ütleks, et pigem ükskõik, kus me nagu, mida me räägime, on ikkagi eriolukorrad, väga suured otsused ja oluliselt kallimad lahendused on vaiadele ehitamine, et siin vaiadele on ehitatud ka ajalooliselt varem, on olnud puitvaiad algselt, siis neist meil tuntumad on kindlasti viltu vajunud hoone siis Tartus Raekoja platsil, mille vaiad siis hakkasid mädanema peale seda, kui pinnasevee taset alandati. Et puitparvede ja vaiade mädanikkahjustused just ilmnevadki pinnasevee alandamise korral ja seda ka on nii Tallinna vanalinnas väga palju, sellepärast et Tallinna vanalinnas on hooned rajatud puitparvedele sageli, mitte vaiadele, aga just parvedele, et on kas seda siis, ajalooliselt on sedasi rajatud vundamente, et on kaevatud kuni pinnasevee tasemeni üldjuhul ja siis, kui on nõrgemad pinnased all, kas seda siis neid pinnase omadusi tugevdatud erinevate munakividega või maakividega või siis puitparvedega. Ja sellised turbastele, alustele ja kunagiste vallikraavi aladele rajatud siis vundamendid, et nende vajumisprobleemid on jah, siis tänapäeval Tallinnas näiteks väga laialt levinud ja tekitavad peavalu kasutajatele. Ja tänapäeval siis raudbetoonist nii üksikvaiad, vaiagrupid, et erinevaid vaiatüüpe kasutatakse ka siis hoone vundamentide tugevdamisel. Need on kindlasti, nende kasutamine tuleks kindlasti väga läbi mõelda, kas ja kuidas ja mis mahus neid töid teostada, sest nende rakendamine on üldjuhul ikkagi väga kallis tegevus ja vundamentide puhul on ka see probleem, et kui me nagu hakkame ühte osa tugevdama, siis selle vaiadega, siis ta läheb nii palju jäigemaks, et see teine osa, mis võib-olla oli natukene kergelt deformeeruvatel pinnastel,
hakkavad need jõud hoopis ümber jagunema ja membraad tekivad seintesse külgnevates osades. Et seetõttu on see vajab nagu tõsist analüüsi. Vundamendi seisukorra hindamine ja kuidas siis rekonstrueerimislahendusi, milliseid kasutada. Et kui sellest üldse nüüd me rääkisime pinnasest, me rääkisime veest, me rääkisime sellest, millised on hoone vundamentide lahendused, et mida me siis üldse ootame nendest vundamentidest, ehk siis hoone vundament, üks asi, mis on nagu kindlasti meie ootusi, on see, et ta peab tagama ehitise püsivuse ja stabiilsuse, meil peab olema selles hoones võimalik ohutult viibida, kasutada seda vastavalt sihtotstarbele, kindlasti seda peakski nagu rõhutama ka, et erinevatel hoonetel ja erinevatel siis kasutusviisiga hoonetel on erinevad siis nõuded, nii siis piirde konstruktsioonide osas, kui ka siis lõpetades vundamentidega. Et ajutised ehitised on seetõttu kindlasti ei rajata kunagi näiteks vaiadele, vaid on siis lihtsamate vundamentidega. Aga vundamendi omaduseks on ikkagi see, et ta kannab siis ehitise koormuse pinnasele, et hoone meil kaalub midagi, hoonel on oma raskus, meil on siis see pinnas, kuhu ta toetub, peame teadma, nii nagu ma rääkisin, sellest pinnase omadusi, kuhu me selle hoone oleme rajanud või kus see hoone paikneb, millised need omadused on, saame arvestada ja hinnata, et millised seinad, välisseinad on hoonel, kuidas katus jaotab koormuse seintele, millised on vahelaed, selle järgi siis saame anda hinnangu, kas vundamentide kandevõime on piisav. Ja kindlasti on see, kui meil on ehitisest räägime, mida me kasutame, siis meil peab olema see et me seda kasutada saaksime, meil ei tohi olla suuri niiskusprobleeme, ta peab meid isoleerima pinnasest, me ei oota enda siseruumidesse sipelgaid ja hiiri ja närilisi näiteks või mingeid muid üllatusi. Sellega tuli mul meelde, et ega mina olen küll näiteks rästikut näinud köögis. Selles mõttes ei ole nagu üldse mingi, mõned võib-olla kardavad, või tähendab, ega ma ei tea, ma väiksena ei osanud karta, see oli ammu juba. Aga on igasuguseid loomi ja elukaid võib sinna koduruumi niimoodi sattuda vanasse hoonesse, et eks nad otsivad sooja ja tahavad samamoodi elada nagu me kõik teisedki ja neisse ei pea nagu halvasti siis suhtuma, aga võib-olla tänapäeval me just seda ei eelda või siis me võime teistmoodi selle hoone ehitada. Et praegu me pigem ikkagi lähtume sellest, et kõik sellised ligipääsud oleksid takistatud, kas siis, kui me närilistest räägime, näriliste võrkudega, meil on piisav sokli kõrgus, et eeldame, meil peab olema hüdroisolatsioon, et oleks isoleeritud pinnasest, et ei oleks kapillaarjõudude mõjul, ei tõuseks niiskus liiga kõrgele, et meil ei tekiks ebameeldivat hallitust, proovime vähendada küttekulusid, soojustada kõiki neid konstruktsioone, ja kindlasti me ei tohi ära unustada ka tuleohutust, sest erinevad, eriti need uued ehitusmaterjalid on erinevate omadustega. Olete näiteks kuulnud, eks ju, et E-klassist, F-klassist, erinevate süttivustundlikkustega materjalid, et meil peavad olema, me peame, kuna neid ehitusmaterjale on ka väga palju tänapäeval ja tooteid võrreldes võib-olla varasemaga ja need muutuvad, siis me peame väga ka mõnes mõttes rohkem tööd tegema sellega, et hindama
ja tegema projekteerimise käigus juba ära analüüsima, et kas ja kus milliseid materjale võib kasutada. Eramajad on muidugi sellised pigem, et nad võivad ära põleda, et see TP3 klass on ikkagi see, et kuhu tuletõrje ei jõua, eks ju. Et vähemalt ta ei sisene sinna hoonesse. Aga suuremate hoonete puhul ja teie enda tervis, et teil ei oleks tulekahju ajal, ei tekiks mürgiseid gaase, siis peab kindlasti vaatama ka selle hoonete soojustamise puhul, et milliseid siis tooteid kasutada. Ja see, et vundamendid vajuvad, selles osas ei ole nagu ikka vajuvad, sellepärast et iga pinnas on deformeeruv. Et kui me astume siin tuleme, astume siia porine jalajälg tuleb tänaval, ega me sellest ju siis midagi ei juhtu, et me natukene sinna sisse vajume, sinna porri sisse, eks ju. Et oluline on see, et me ei hakkaks kuhugi libisema või meil ei tekiks selline liigne vajumine või ebaühtlane vajumine. Et seetõttu siis on vundamendil ka siis ootus, et ta oleks piisavalt siis püsiv ja stabiilne. Et oma loengus ma mõtlesin, et et ma olen erinevaid materjale teinekord kasutanud, aga kasutasin siis enda loengu Soome siis restaureerimisjuhistes antud siis selliseid juhendmaterjale, kus olid skeemid ja juhised, et millised erinevad vajumid üldse meil on ja mida me peaksime tegema nende puhul. Et üks viga või mida ma näen küll kortermajade puhul, mis on Tallinnas, et nii kui mingid praod on, esiteks on see, joostakse kohe mikrovaia või mingi vaiatööde tegija juurde ja öeldakse, et palun ruttu, tee meil nüüd see maja korda, meil on praod hoones, vaja tugevdada vundamente ja just vaiadega või siis teine tehakse reklaami nendele geopolümeeridele, et vundamente saab tõsta, et hakkame nüüd kohe ruttu injekteerima. Küll on see, et kõik sellised tööd on ehitustööd ja tegelikult vajavad projekti, et need jõuavad siiski projekteerijate lauale, kuid umbes pooltel juhtudel, kui minu poole on pöördutud, on ka selgelt kohe näha, et tegemist ei ole üldse näiteks vajumisprobleemidega, vaid on, kuna ajaloolised hooned on mitmel korral ümber ehitatud, siis võivad olla need praod tekkinud seintesse kas ümberehituste liitekohtadesse, mõnikord torustike läbiviikude tõttu, puitsilluste deformeerumise tõttu, et on väga palju erinevaid põhjuseid. Teiseks on see, et on väga keeruline, on vundamendi tugevduslahendusi projekteerida sedasi, et tuled kohale, vaatad. Tegelikult vundamentide tugevduslahenduste projekteerimine nõuaks pikaajalisi vaatlusi, et seda, kuidas need praod, kas nad on ammu juba tekkinud, kuidas nende avanemine edasi läheb, sellepärast et pinnased on meil kokku surutavad, aga nende deformatsioonid ajas aina vähenevad, kui ei teki mingit suurt muutust, näiteks ei alandata veetaset kõrval kusagil drenaažidega. Et üldiselt on selline, et meil sumbuvad need vajumised ja meil need hooned kuhugi nüüd väga kaugele ei lähe. Aga kui üks soovitus siis Soome nendel juhendmaterjalides väikeelamute omanikele oli see, et teha ise vaatlusi. Võib 30 aastat ka jälgida. Et selles mõttes 5 aastat võiks vähemalt vaadata. Et esiteks on see, et kui need on vundamentide vajumistel on ka tegelikult, kui nagu oleks kõik hästi, siis oleks see, et meil olekski nagu need reeperid, me mõõdaks neid vajumeid
meil oleks sellised pikad andmebaasid, pikad vajumisvaatlused olemas. Selge see, et inimene ei kannata neid pragusid, eks ju, nii kaua ära, aga kui meil vajumid, esiteks on see, et kui meil vajumid käivad, see mõõtmistulemus käib aina üles-alla, eks ju, et ükskord on, ma pärast siin loengus tegelikult on mul slaid ka, et näiteks 5-aastase vajumisvaatluse tulemused on niimoodi, et 1 aasta mõõdetakse, on vajunud seal 2 millimeetrit, teisel aastal on mõõdetud, on 5 millimeetrit tõusnud, siis on järgmine kord mõõdetakse, on 3 millimeetrit vajunud, siis on 1 millimeetrit tõusnud, eks ju, niimoodi kogu aeg käib graafik, mõõtmisgraafik sedasi üles-alla. Et see ongi see, et tegelikult need vajumisvaatlused näitavad seda ära, et siis on tegelikult need liikumised toimuvad temperatuuride mõjul, et see on selline no selles mõttes, et nii kõik meil asi ei ole jäik, eks ju, sellepärast ei ole ka vundamenti vaja teha selleks jäigaks asjaks, ajaloolist vundamenti, eks ju. Kui me teeme jäigaks, siis meil on vaja teha deformatsioonivuugid ja igale poole. Aga kui meil on selline liikuv asi, siis siin paneme siia vuuki, siia selle reeperi, eks ju, siin on meil niiskus, meil on erinevad liikumised, pinnase liikumised, et kui see käib edasi-tagasi, siis ei ole probleemi. Aga kui meil läheb niimoodi jätkuvalt alla, siis on see, et meil on see piirkond vajub. Ehitusgeoloogilised uuringud on üldse ka ju sedasi, ega me ju pinnase sisse ei näe, nad on väga muutuvad, geoloogia ongi selline, et on erinevad nõlvad, erinevad me teame, Tallinna vanalinnas on need igasugused kaitsevallid kunagi, mis on täis aetud, me umbes teame neid piirkondi, kus see kaevetööd on tehtud, erinevad siis need paekivi karjäärid või nende servad, eks ju. Me umbes teame, aga kui me uuringuid teeme, siis me ju vaatamegi ainult täpselt seda kohta, kus puurauk tehakse, eks ju. Et seetõttu vajumisvaatlus annab nagu parema tulemuse. Ja siis soomlased soovitavad, et teha oma hoonel, panna niimoodi lihtsalt sellised naelad ja nöör ja natukene vaadata siis, et loodiga, et ka kuidas see hoone siis käitub, et mitte kohe hakata rutata niimoodi. Muidugi, kui teil on niimoodi järsku vajub üks nurk ära, siis te peate ikka sellega tegelema, eks ju, et järsku see nurk on niimoodi, et siin on majas auk sees, eks ju. Ma ei tea, mis põhjusel see võib juhtuda, aga oletame. Siis te tõenäoliselt kaevasite siin ka ja siis kukkus see nurk ära, eks ju. Või et kõrval naaber kaevas või tehti mingi torutöid või et siis läks nurk ära, siis te muidugi ei hakka neid vajumisvaatlusi ka tegema, siis te parandate selle nurga ära, eks ju. Ei ole vaja neid vaatlusi teha. Aga jah, et siin on siis antud seal soovitused, et esimesed asjad, mis võiksid vajumistele, ebaühtlastele vajumistele viidata, on, et kui uksed enam kinni ei käi ja aken lahti ei tule aga see on ka jälle, see on võib-olla puit, eks ju, mis mängib, eks ju, on niisku, teil on kütmata ruum vahepeal ja pundub see uks ja see ei pruugi olla ka vajumine üldse. Aga väikehoonete puhul on ikka see, et üks oluline asi on torustikud, et kas torustikud on terved, et kui selline äkiline kahjustus tekib, siis võib olla see, et teil kusagil on leke, et tuleb siis kas kanalisatsioonitorustikku kontrollida, eriti kui on need pinnasesse maetud, kui tekib selline vajumislehter, ja kas sadeveesüsteemid on korras, et kas teil vihmaveerennid on heas seisukorras, puhtad ja eemale juhitud sadevesi. Et neil on siis, ma võtsin siis selles mõttes nende tabelid, nende joonised ja toon siis teile selliseid, proovin nagu oma kommentaare nagu juurde lisada. Et teoreetiliselt või sageli, või mitte teoreetiliselt või sageli, on need
vundamendid ka rajatud teinekord külmakerkelisele pinnasele ka Eestis, et ei ole väga sügavad vundamendid, aga kui ta on nüüd liivpinnasel, siis üldjuhul või sellisel, siis ei teki selliseid külmakerked, et külmakerked tekivad ikkagi külmakerkelisel pinnasel ja kui tekib selline leondumine või märgumine, liigne märgumine, ehk siis sellisel juhul, kui ikkagi hoone hakkab külmakergete mõjul, seda võib ka teil olla kas väravad või väiksemad hooned, et siis on võimalik seda vähendada, selle mõju siis erinevate siis drenaažikihtide rajamisega, vundamentide ümber näiteks panna soojustus, mida soovitatakse tänapäeval, et soojustada, et vähendada seda külmakerke ohtu, just ka niimoodi horisontaalselt, kui teil on madalad vundamendid. Et see, mis siin on lõpus, et hakkame kogu hoonet tõstma ja uued vundamendid rajame, et see peaks ikkagi jääma selleks kõige viimaseks ja tegevuseks, kui midagi muud enam üle ei jää. Et siis kõige halvem, ma loodan, et ükski vana hoone ei ole ehitatud kuhugi sellisesse lohku, aga ta võib olla nagu hiljem sellisesse lohku nii-öelda mitte vajunud, vaid ülejäänud hoone ümbrus on nii palju tõstetud. Et siin on ka just see, et pigem niiskusprobleemid ja see, et meil on veekoormus nendele vundamentidele suurem ja võib-olla ka siis sokli kõrgus on liiga väike hoone ümbruses. Et kui viirsavid, et sellised on meil siis Pärnu kandis, mis väga nõrgad saviläätsed, mis on pinnases, et see võib siis põhjustada sellist hoone kaldumist või viltu vajumist, nii nagu siin, või siis ka muidugi, kui on meil siin suuremad hooned, siis puitparvedel või vai vundamentidel, et hakkavad vaiad ära vajuma, et siis on selline viltu vajumine. Et siin võib olla, kui mingit muud varianti ei ole, siis on üheks variandiks, siis võiks kaaluda ka selle vundamendi tõstmist ja pinnase omaduste siis parendamist, võib-olla ka injekteerimise teel või siis vaiade paigaldamist, aga ma ütlen, minu arvates vaiad, mina oma nagu praktikas tunnen, et vaiad on ikka see kõige viimane asi, kuhu me peaksime jõudma. Jah, et just sellised ebaühtlased alused on nagu siin, millega ma ka praegu tegelen või on see Wismari Raveliin, seal on ka niimoodi, et on osad hooned, mis sinna peale ehitatud on selle nii-öelda siis selle Raveliini peal ja pool hoonet on hoopis vallikraavi või kunagise vallikraavi peal. Et kui ma ülikoolis õppisin kunagi ammustel aegadel, siis toodi alati just neid Tõnismäe hooneid näiteks, et need on sedasi pooleks vajunud või et väga suured praod on. Aga ma ütlen Tallinnas on, kuna siin on nii palju seda inimtegevustekkelisi asju seal pinnase sees või maapinna sees, siis siin on tõesti selliseid vajumeid, kus on ikkagi käsi läheb läbi sein, sa saad, need praod on läinud nii laiaks, et väikehoonete puhul pigem saab, kui need vajumid ei ole jätkuvad, nad on ära vajunud, on võimalik ka sirgestada või selles mõttes natukene kohendada seda hoonet ja kokkuvõttes mul lihtsalt praegu tuli meelde, et ma näiteks sellel aastal käisin Kuressaares just hoonet vaatamas, kus peale hoone rekonstrueerimist oligi omanik näitas nagu uhkusega, et näe, vaata, mul on siin, me jätsimegi selle akna, mis oli siis selline romb, eks ju. Et see oli nagu juba iseenesest nagu selline, ta oli ära, aga see äravajumine ei olnud toimunud mitte siis vundamendi tõttu, vaid sellepärast, et tegemist oli puithoonega, ta oli mingil hetkel olid need siis mädanikkahjustused olnud,
pärast rekonstrueerimise käigus oli seda korrastatud hoonet, aga siis oligi jäetud ka siis see aken selliseks nii-öelda selleks rombiks, eks ju. Et ja no selge see, et põrandat saab ju ka sirgemaks teha, et ei ole vaja selleks hakata nagu hoonet üles tõstma. Kui, no ma ütlen, see on alati on see, et iga hoone, iga pinnas, iga kõik see on nagu eraldi, noh, igaüks on eriline, nii nagu me inimesed oleme erilised, kõik me oleme erilised, nii on ka kõik hooned erilised. Ja samamoodi teinekord tahame võib-olla natukene arsti juures ka käia. Et kui ise hakkama ei saa, kuigi, aga noh, jah, see võrdlus ongi, et aga ega arsti juurde ka väga tihti ei saa, et siis tuleb ikka ise ravida ennast terveks. Et nii palju, kui võimalik on ja nii palju, kui see nagu oskused või oskusteave on ja ega muidugi selle AI-ga seoses, ega see tänapäeval on ju küll sedasi, et võtadki telefoni, teed pilti, küsid, mis siin viga on, AI vastab kohe, kirjutab sulle terve jutu ära ja siis sa lihtsalt pead natukene vaatama, et kas see, mis osa sellest jutust sa siis niimoodi tõe pähe võtad, aga noh, mingi osa võib-olla sellest ekspertide tööst varsti nagu ma pean võib-olla üldse, polegi vaja enam mind, vaid saab selle AI-ga tehtud kõik asjad. Et selles mõttes ma ise küll nagu olen teinekord kasutanud niimoodi huvi pärast ja ei ütle, et seda nüüd ei tohiks kasutada või et proovida ikka võib. Ja kindlasti läheb seda informatsiooni või seda informatsiooni mahtu on ju nii palju, et selle läbitöötamine võtab väga palju aega, mida teeb siis tehisaru, teeb tunduvalt kiiremini teinekord. Et jah, et sellistel nagu muutuval ajal oleme ju. Aga muidugi see, et nagu te näete ka siin, ma toon neid slaide, esitan ja noh, siin on neid põhjuseid, mis võivad põhjustada siis selle vundamendi vajumisi või ebaühtlasi just vajumisi on nagu palju ja erinevaid, et noh, see eksperdi roll on ikkagi see, et väga suures plaanis ka kogemustele tuginedes ta oskab näha, oskab vaadata ja näha ka seda tervikut, mida see AI ei suuda, eks ju, et sa näed nii seda hoone ehitusajalugu, tausta ja ka tervikpilti kindlasti. Aga teinekord ongi see, et kui me hoonet ei hoolda, siis tal ongi kahjustused. Et mida me siis ootame? Et nii kui me jätame katuse hooldamata, nii on meil kohe vundamendis ka probleemid varsti. Et kindlasti, kui me jätame ümbruse niitmata, kasvavad puud vahetult vundamentide ümber, muidugi meil on vundamendi probleemid ja meil on praod seal vundamendis, eks ju. Aga ei ole vaja sellepärast hakata vaiu või mingeid suuremaid ümberehitusi tegema, siis väikehoonetel tuleb likvideerida need, hakata hooldama, tegema remonti, asendama puuduvad kivid, välja kukkunud kivid, ei ole vaja seda hoonet, ma muidugi seda tervenisti seda mingit telesaade oli, kus tõstis keegi, et vundament natuke lagunes ja tõstis kraanaga selle hoone teise kohta, ei ole vaja kohe hakata kraanat tellima ja hoonet ära tõstma, saab vundamendi niisama ka ära rekonstrueerida. Et aga üks küll on see, et torustike leke, torustikud, see on siin Vabaõhumuuseumis olnud teemaks, on olnud siinsamas hoones on teemaks, eks ju, et te siin küll ei näe, aga sealpoolses osas on teemaks, et torustike äravajumine ja siis seal ka liigveest siis külmakerked ja et siin on jah, teinekord tuleb lihtsalt siis lahti kaevata, teostada siis remonti ja mõned hooneosad võib-olla ka siis uuesti ehitada, et torustike lekked on jah, üks ütleks, et üks levinumaid põhjuseid, mille pärast on siis vundamentide kahjustused
tekkinud. Ja nii nagu ka siis oli see, et vundamendi all võivad olla, kas on siis osaliselt kelder, on taldmikud rajatud erinevatele alustele, kas kunagistele vundamentidele ja siis üks osa hoonest näiteks nõrgemale pinnasele, et siis tekivad sellised ja puude juured, eks ju. Ja vibratsioon. Samuti on esinenud juhtumeid, kui kaevetöid naaberkinnistul näiteks liiga lähedal teostatakse. Ja pinnaste või hoonete puhul või ka kaevetööde puhul siis, et kui on kas vahetult hoone lähedale, ehitatakse uusi hooneid või kuhjatakse suuremaid pinnaseid, et siis võib tekkida kaldvajumised. Väga laialt levinud probleem, et kus meil siis ajaloolises linnatänaval me näeme, et teepinnast aina tõstetakse, soklit ammu juba ei ole ja teepind on juba sokli tasapinnast kõrgemal. Et siin remondimeetmeteks on üks meetod ikkagi soovitatud ka seda nii-öelda siis vundamendi äärest lahti kaevata ja sadeveerenni või sellist vee ärajuhtimisrenni rajada, muidugi ega linnamaal sellist asja otseselt niimoodi teha ei saa. Sellised väga tüüpilised, kui te näete enda hoonel, et on praod ebaühtlasest vajumist, on seda tüüpi iseloomulikud. Et siin, kus kohas te arvate, et on nõrgemad pinnased hoone osas, kas siin nurkades või siin keskel? Keskel, täpselt. Müüritises tekib tavaliselt selline võlviefekt, eks ju, et ta jagab selle koormuse ümber, et kui te seinas näete selliseid kaari, siis ja siin on keskel on koormus alati suurem, nii vahelaed kõik kannavad keskele. Missugune osa siin on rohkem ära vajunud? See pool, eks ju, siin on rohkem ära vajunud. Kas siis erineval põhjusel järsku siia on ehitatud mingi uus hoone sügavamate vundamentidega või on pinnased nõrgemad. Ja samuti siin näiteks ka kõrvalhoone mõju ongi, et kus on külgnev kõrge hoone ehitatud ja väiksed. Siin võib ka olla see muidugi teinekord. Peab ära tundma, et järsku on siin silluses üldse probleem või siin selles postisõlmes või selles toepinnas, et kas seda toepinda on üldse piisavalt. Võib-olla see on siin juba ära lagunenud, et kui on erinevad sellised väravad või läbipääsud siis hoonetesse. Aga tõenäoliselt võib ta siis olla sellest. Ja inseneridele meeldetuletusteks ja teistele lihtsalt teadmiseks siis see, et meil ongi standardite ja normide kohaselt siis lubatud erinevad siis üldvajumid või millest me projekteerimisel peame lähtuma, et kui meil on tegemist siis näiteks tellisseintega elamu puhul, siis meie see üldvajum võib jääda kusagil 80 millimeetri peale. Vanasti siis nõukogude perioodil oli selleks lubatud 100 millimeetrit. Et oluline ei olegi see, et kui palju ta nagu ühtlaselt vajub, et seda peab küll uue hoone puhul projekteerides arvestama siis torustike planeerimisel ja siis ka selle ümbritseva sillutise planeerimisel. Ohtlik on just see nurgamuude, et kui palju siis erinevad siis omadustega hooned või müüritised siis vajuvad. Et seda siis piiratakse rohkem. Et ma siin olen oma loengutes toonud ka neid kunagise siis Jaanisoo konspektis toodud Pärnu näiteid, ma ise Pärnuga nii palju ei ole tegelenud, Pärnu on selline väga kriitiliste pinnastega piirkond jälle ka, ja siin on näiteks toodud siis, kus siis keskmiseks vajumiks on pikaajaliselt mõõdetud 620 millimeetrit. 620 millimeetrit, kujutate ette, ja ei ole mingit probleemi, hoone on ilus, seisab
ei ole selles mõttes ebaühtlane vajumine on probleem. Aga no siis on torustikud ka kindlasti uued ehitatud, aga need vajumid on sumbunud või ta on selles mõttes see on kõige suuremad vajumised tekivad ikkagi algusperioodil, kui sa kannad selle koormuse pinnasele. Ja seda saab, kui sa projekteerid uut hoonet, siis sa saad seda ennustada. Kui ma sinna Kadriorgu ka näiteks sinna sellistele vesiliivadele või mitte peaaegu vesiliivadele projekteerisin, siis me arvestasimegi, et 40 millimeetrit läheb, eks ju, torustikke ka planeeriti niimoodi juba projekteerimise ajal, aga ja siis mis võib-olla ütleks, et nõukogude ajas on olnud ikkagi midagi head ka, aga ka varasemalt muidugi on neid reepereid, aga nõukogude ajal tehti väga pikaajaliselt neid erinevaid vajumi uuringuid ja ka sealt geoloogiafondist või sellest uuringute andmebaasidest on näha, kuidas ongi tükk aega, ongi 10 aasta jooksul näiteks vaadeldud neid vajumeid, kuidas nad liiguvad, kuidas see toimib. Vahepeal siis on neid pragusid muidugi remonditud, sellepärast et nõue on ikkagi see, et sul peab olema näiteks korterite vahelises seinas ikkagi mürapidavus ja tulepüsivus ja tagatud, sul ei saa olla see 10 aastat see pragu seal seinas. Aga need muutused toimuvad kõik, et erinevaid reepereid on nii siin hiljem pandud, kui ka tänapäeval pannakse neid reepereid, siis vajumisreepereid ja erinevad siis sellised, siin on näide siis ühest tänapäevasest mõõdistusest, nagu ma rääkisin siin eelnevalt ka, et kus on siis mõõdetud erinevatel perioodidel, kuidas siis vundament on liikunud erinevate mõõtmisajal, siis kas 6 millimeetrit üles või siis õigemini 0,6 millimeetrit ja 1,4 millimeetrit, et selline väike liikumine on toimunud. Öeldaksegi seda ikkagi, et väga keeruline või on hinnata või see on väga selline kompamine, et me paneme praole selle selle kipsmajaka. Kipsmajakas on veel, välja ei tohiks seda üldse panna, see on nii ilmastikule mõjude piirkonnas, et pigem ikkagi peaks panema siis need vajumisreeperid ja mõõtma siis praolaiuse suurenemist ja siis kas horisontaalseid või vertikaalseid muutusi. Ja siin ongi see, et siis tuleb pika aja jooksul, siis joonistub välja see graafik, et kui meil on selline graafik, siis meil ei ole probleeme, kui meil on pidev siis deformatsioonide areng, siis me peaksime siis ikkagi tõsisemalt nende vundamentidega hakkama siis tegelema, ehk siis aluspinnaseid tugevdama. Ehk siis jah, tuleb neid hinnata siis nende, kas siis võimalik üks indikaator on need kipsmajakad. Ja mul oli siin paar slaidi ka vundamentide tugevdamise kohta, et siin ma tahtsin ikkagi rõhutada ja jõuda sinnamaani ja veel igaks juhuks meelde tuletada, et sellised tööd loetakse meil ehitamise alla, ehk siis see vajab kas siis ehitusluba või ehitusteatist ja ehitamine on ka siis pinnase pinnase tööd, kaevetööd, mis on sügavamale kui 0,3 meetrit, ehk siis kõik, mis me kui me kaevame juba meetri sügavusele, siis me peaksime kaevetööde loa taotlema ja kui me lihtsalt tahame lahti kaevata vundamente. Ja ehitamine on alati, kui me räägime mingitest vundamentide soojustamisest, vundamentide asendamisest, tugevdamisest vaiadega või mingil muul moel, siis tegemist on ehitamisega. Samuti on ehitamine erinevate siis tehnosüsteemide lammutamine ja ümber projekteerimine. Aga väikestel hoonetel siis saab selliseid restaureerimis- või remonttöid teha puithoonetel. Siin on ka need joonised on siin võetud sellest samast
Soome juhendmaterjalidest, restaureerimisjuhendmaterjalidest, et nurga ülestõstmine saab üles laduda, puittoonete puhul on lihtsam, on võimalik, siin Vabaõhumuuseum on ka teinud erinevaid projekte ja on nurga ülestõstmine, kas tungrauaga või millegi muuga. Kui on ajutiselt siis üles tõstetud, on võimalik kas siis seda nurka uuesti laduda või on otsus näiteks, et sinna alla valada siis sellest kivikbetoonist või lihtsalt betoonist lisataldmik, natukene võib-olla ka laiemalt, et sellised, aga kõik need tööd muidugi ennem läbi mõelda ja üldiselt, kui meil ikkagi on vana vundamendiga tegemist, siis peaks tähelepanu pöörama, et mitte väga suures ulatuses neid kaevetöid korraga mitte teha, sest iga selline, kui on eriti veel lahtised kivid, et need nõrgestavad vundamenti ja võib siis hoopis, me võime teha kahju ja selle siis võivad tekkida need kivid, osad lahtised kivid võivad siis välja kukkuda sellest vundamendist. Et soovitus siis hoone, kui pinnas on tõusnud, et sokli kõrgus siis tagasi saada, on üks võimalus siis rajada selline kaitsekraav, postvundamentide puhul ka näiteks taldmikke laiendada. Need on erinevad siis lahendused varasematest juhendmaterjalidest taldmiku laiendamise osas. Kui me laienduse rääkisin, et traditsiooniline vundament siis ei jaga koormust laiali, kui me tugevdame taldmikku, siis selleks peaks, et ta hakkaks laiali seda koormust laiemale pinnale jagama, siis peaks tegema seda kas raudbetooniga või siis terastaladega on üks võimalus. Et need on sellised traditsioonilised lahendused. Panin siia, kuna ma olen tegelenud nagu nende rohkem selliste avalike hoonetega, siis Paksul Margareeta puhul, kui siin on näidatud üks lahendus, siis kus tuli alla vundeerida, see sinisega on post ja see hoovihoone, siin tuli samamoodi, nii nagu Linnateatriski, süvend kaevata ja 2 korrust keldreid rajada, jälle liivakivi tegelikult, aga hoone saab näiteks, ongi selleks, et hakata sinna mingid vundamente rajama, saab üleval hoida erinevate võimalustega, et terastalade ja jaotustaladega, postidega, teraspostidega, ja siin on siis foto sellest, kuidas seda süvendit siis juba on välja kaevatud ja allavundeerimised on hoone alla siis teostatud. Et erinevad siis tugiseinte ja igasuguste muude lahendustega. Tahtsin oma loengus ka veel rõhutada seda, et kui me teostame allavundeerimisi ja me ootused keldrite osas on sageli just see, et keldri kõrgus meil ei anna ju välja, et me tahame, kui me sinna midagi tahame rajada, siis keldrid on liiga madalad, minusugusele sobiks küll, aga kui ma ütlen omanikule, et kuulge, et ei ole vaja, siis ta ütleb, et ai, mina löön pea ära, eks ju. Et tahaks süvendada, aga mis vundamendile siis annab nagu kandevõime, on tegelikult see, et kui meil on pinnas, mis meil on siin vahetult vundamendi kõrval, ta takistab selle, kui meil pinnase kandevõimega ületub seal otse taldmiku all, ehk koormused on liiga suured, ta takistab selle pinnase laiali lükkamist ehk seda lihkumist. Et mida rohkem meil pinnast on külje peal, seda parema kandevõimega meil vundamendi taldmikud on. Et seetõttu üldiselt on, et teeme kõik sellised allavundeerimised malekorras, et see on selline A ja O soovitus, kuigi mina ei tea, kuidas need hooned püsti jäävad, kui neid ei tehta sedasi. Et teoreetiliselt peab ikkagi, siis on võetud lisariske.
ja siis, kui midagi muud üle ei jää, siis on vaiadega tugevdamine. Tänapäeval siis on ka väga laialt levinud erinevad injekteerimismetoodikad, siis et vundamendi alused, siis pinnase omadusi parendatakse injekteerimisega. Varasemalt on see tehtud siis tsemendilahusega pigem. Tänapäeval ma saan aru, et seda metoodikat siin Eestis väga ei rakendada, et pigem on erinevad geopolümeerid, on siis erinevad firmad pakuvad siis tooteid, et injekteerida aluspinnast ja sellega ka siis on võimalik mingil määral neid vundamente siis tagasi tõsta ja nende omadusi just ka elastusmoodulit parandada, et mõnikord, teinekord väikehoonetel ja ka suurematel on võimalik siis seda metoodikat rakendada, et oleme siin Tallinna vanalinnas ka mitmel hoonel seda teinud. Aga jah, põhiasi on ikkagi, et ärge siis ära unustage, et kaevetöödel on vaja ikkagi projekti ja just seda ka teinekord on just see, et on neid kaevetöid tehes võite te vigastada erinevaid trasse. On jälle Maa-ameti lehel on tegelikult infoks, peaks vaatama kitsenduste kaarti, teate, olete vaadanud kitsenduste kaarti, sealt saate kohe ka info selle kohta, et kus erinevad trassid siis paiknevad. Et kõigepealt tuli veebist, võtame need küsimused ükshaaval läbi, et kõigepealt tuli küsimus, et kuivõrd võib Põhja-Eesti rannikuäärset savipinnast pidada külmakerkeliseks pinnaseks? Et selles mõttes oleneb, kus see nüüd siis pinnas paikneb, aga kui ta on ikkagi maapinnale lähedal ehk külmumissügavusest üleval pool ehk vähem kui meeter, ja siis kõik külmakerkelised pinnased on mida siis väiksemate osistega pinnased, need on külmakerkelised pinnased, et liiv ja kruus, need ei ole külmakerkelised. Et seetõttu peakski olema siis taldmikud pigem siis killustikule rajatud. Siis oli 2 küsimust ka keldri teemalist, et on soov rajada eramaja keldrisse, ma saan aru, uut põrandat, põranda all on kohati vett, seinad seejuures kuivad. Et kas hoonele drenaaži tegemine võib anda tagasilööke või ilmselt kuidas drenaaži rajada niimoodi, et ei tekiks uusi probleeme või mille peale ei pruugi võib-olla tulla esimese hooga või drenaaži rajada? Et siin oleneb kindlasti sellest, et millistele pinnastele need vundamendid ja põrand toetub ja kui sügavale siis need keldri vundamendid lähevad. Et üldjuhul ikkagi drenaaž tuleks rajada siis taldmikust allapoole. Siin küsimuse puhul muidugi see oli see, et seinad on kuivad, et see võib-olla viitab sellele, et ei ole väga tõsised probleemid ikkagi, aga jah, et sellest ma natukene proovin siin järgnevas loengus ka osas rääkida. Siis küsimus tuli paekivist keldri seinte hüdroisoleerimise teemal, aga ma usun, et sellest sa räägid. Jah, räägin ka natuke. Ja täpsustus ka, et millist tüüpi hüdroisolatsiooni milline hüdroisolatsioon sobiks Tallinna tüüpi maja paekivi vundamendile. Taldmiku alla ei pääse või on keeruline ja protsess oleks kulukas ja et kas on ka olukordi, kus paekivi vundamendi hüdroisoleerimine võib tekitada hoopis lisaprobleeme niiskusega, ehk niiskus jääb paekivi vundamendi sisse lõksu? Põhimõtteliselt on jah, et sellele tagantpoolt vastuste nagu hakata vastama nagu tagantpoolt ettepoole, et võib tekkida olukord küll, kui me nagu tõkestame mingis osas vundamendi väljakuivamise, et sellisel juhul niiskus võib tõusta veel kõrgemale, sest kapillaartõus on teinekord kuni 2 meetrit võib-olla keldriseintes ja on jõudnud, näiteks Linnateatris meil ka jõudis ikkagi nagu väga kõrgele see, kui on nagu takistatud.